Nii, väga tore. Tere õhtust kõigile, kes on jõudnud. Ma tean, et ka mitmed on alles jooksmas töölt või kauplusest või bussist või rongist. Aga alustame, sest kell on 8 ja meil on kõikidel omad päevakavad ja normid. Tänane tooteõhtu ja tutvustus on selline pealkirjaga välja antud, et kuidas tunnen mina neid tooteid, kuidas ma tutvustaksin neid teistele, kuidas aitaksin ennast kõigepealt, kuidas aitaksin teisi, kas läbi nende toodete, raamatute, läbi süsteemi. Kui ma hakkasin seda tänast õhtut ette valmistama, siis mul oli mitu mõtet peas, mida tahaks kindlasti jagada, aga jätame nüüd need kõik raamatud lugemata ja kirjad kirjutamata. Aga mis on oluline? Punkt 1 ja number 1, nagu ütleb meie ülaliin. Toivo Rande, ehk et sina oled oma toode. Seda te tõenäoliselt tunnete igalt poolt. Ehk et see toode, mis see siis on? Kas see paistab läbi sinu? Kas see kumab läbi sinu olemise? Tere Kaisa, tere Marika, tere Siiri. Et kas see toode ikka on nii väga läbi sinu kumav, et sa võiksid säravi silmi inimestele seda tutvustada? See peaks sinust välja paistma, see peaks sinust kiirgama, seda peaks olema tunda läbi õhu. Lugesin hiljuti ühte raamatut, kus räägiti hoolimisest, et ka kurt ja pime saavad aru, kas sa hoolid temast või ei hooli. Meie ettevõtluses on täpselt sama. Kas me hoolime teistest, aga kõigepealt sa pead hoolima iseendast. Nii et alustame sellest, et me näitame ise läbi enda seda toodet või ka äri või raamatute lugemist ja siis me saame alles seda soovitada teistele. Kelleks me tahame läbi selle ettevõtluse või läbi selle toote saada? Ma arvan, et ikka paremaks endaks ja seda me soovitame teistele. Nii et alustame. Täna tuleb juttu vitamiinidest, tuleb juttu uutest toodetest ja neid on väga palju. Ei jõuakski võib-olla siit kuni aasta lõpuni kõike ära rääkida, aga vähemalt natukene tutvustame neid. Saate üles kirjutada, märkmeid teha ja olge tublid, küsige. Nii et täna tuleb ka üks selline koht, kus on küsimuste rubriik. Ja kui kuulasin hiljuti Susanna Hannelesi peenikese sõnaga podcasti, siis sageli inimesed arvavad, et neil on ainult see elu ongi läbi. Kiiresti see 40 või 60 või 70 aastat on lennanud. Et meil ongi ainult üks elu ja kuidas me seda elame, on ikka meie enda valik. Nii, aga alustame sellest, et ei üle ega ümber ei saa me ilma vitamiinideta ja Tammsalust on meile kohale jõudnud väga hea spetsialist ja asjatundja ja ma usun, et Kaisal on meile kohe selles vallas midagi jagada. Nii et ole hea, Kaisa, palun. Tere minu poolt ka. Ja vitamiinidest me räägime ikka needsamad mis alati on baas, et me püsiksime terved, eriti nüüd sügisel, eriti erinevate viiruste kiuste terve püsida ja et me peaksime vastu ja ei raiskaks aega haige olemisele. Nii, ma räägin baasist, mis on nagu must be, ehk see peab olema. See on siis, et minu võtan multivitamiinina tabliksi, sellepärast, et ta on number 1 maailmas ja kõige võimsam multivitamiin. Ma mõtlen, miks ma ei peaks endale seda lubama. Ehk siis siin on fütoained, mineraalid ja vitamiinid kõik koos sees ja fütoained aitavad siis neil kiiremini imenduda ja rohkem imenduda. Et see fütoained on tegelikult vitamiinide maailmas alles selline uus suund, mida hakatakse alles teiste vitamiinide tootjate poolt siis nagu reklaamima.
Siis lisaks baasil või baas hõlmab siis oomegat ehk kasulikud rasvhapped, kui palju häid toimed on sellel, alates südame-veresoonkonna haiguste ennetus, ajutöö, põletikuvastane, siis on ta ka liigestele ja tegelikult neid rasvhappeid kehad ise ei sünteesi ja me peame neid kuskilt saama ja hea, kui nad oleks kvaliteetsed, nii nagu siin kalalihast, mitte maksast. Ja baasi kuulub ka muidugi siis proteiin ehk kõik need, kuna me koosneme valgust, siis valikus on siis loomne ja taimne valk ja küüslauk. Ma näitan kohe, millised toredad nad välja näevad. Ongi nagu väike küüslauk ja siin on nagu, ma ei tea, 8 küüne jagu vitamiini nagu küüslaugu, mitte siis ütleme toimet, aga mitte seda eeterlikku õli, mis ajaks siis selle haisema, vaid selle ja alati seda võtta praegu iga päev ja muide see küüslauk koos oomegaga koostoimel ka veel ja ka eraldi võetuna vähendab vererõhku. Nii et küüslauku, kui te olete küüslauku võtnud ja te tunnete sukest uimasust või väsimust kuidagi mingil põhjusel, siis see on sellepärast, et te võtate vererõhu alla. Nii et sellega saab täitsa ja oomega on ka see toime, sest veresoonte tervis. Ja nüüd muidugi C-vitamiin, mida siis mina võtan hommikul 3–4 ja õhtul siis samamoodi, et praegusel ajal ja kui tunned, et on nagu mingi viirus või mingi ninapaks või kurk või köha, mis iganes, võta löökannus ja võta niimoodi lausa 4–6 tunni tagant nagu antibiootikumi koos siis selle küüslauguga. Ma ei tea, kui mitu korda ma olen päästnud ennast sellest ja lihtsalt jäänud täiesti terveks ja ma ei suuda ära tänada, kuivõrd hea, et meil need olemas on. Ja tegelikult immuunsust toetavad veel D-vitamiin, mis on meil siis 600 toimeühikut, aga no ütleme 2–3 on niisugune keskmine, kellel on D-vitamiini tase väga madal, võib kuni 4 võtta ka, et seda suurendatud kogust, seda on väga lihtne ju verest meil kontrollida. Ja D-vitamiinile, mida mina ka praegu võtan, on rodiola, mis on ülioluline ju energia tekitamiseks. Lisaks on siin C-vitamiin ja kofeiin, mis on siis saadud rohelisest teest. Aga ma täitsa julgen öelda, et guugeldage rodiola kohta, et see on nagu ülivõimas vitamiin, mida inimesed otsivad tikutulega, et kus saaks rodiola nagu meil veel pluss C-vitamiiniga. Et annab energia seedimisele ka hea, sest on kofeiin, eks ole. Ja veel muidugi tõeline kirst tordil on meie probiootikumid. Nimetagem seda siis balance within ehk siis nagu euronormatiivid lubavad või ei luba kasutada, aga igatahes see, miks on meil vaja neid lisahäid bakterid, soolestik on see, et meil neid ei ole seal, meil on rohkem neid pahalasi ja nemad siis hoiavad kontrolli selle üle, et oleks soolestikus kõik korras ja soolestik on väga tugevalt seotud meie immuunsusega, mõtlemisega, emotsioonidega. Ühesõnaga sealt hakkab peaaegu kõik. Nii et see on ka siis tugev immuunsuse toetaja. Nii et aitäh minu poolt. Praegu sai selline väiksem kogus räägitud, muidugi need veel lisasid igasuguseid ja siis jah, sellest saame veel rääkida millalgi. No nii, suurepärane Kaisa, aitäh sulle. Ehk et viimasest tootest siis, kui balance within üllatuslikult ka minule 70% meie soolestikust asub immuunsus. Nii et vaat see balance within just selle jaoks seal on. Nii, aga Grete tõstis käe ja sul on midagi lisada. Ole hea. Tegelikult ma plaksutasin Kaisale, saatsin selle. Aga kui ma võin juba rääkida, siis tegelikult tahtis mul Bastian rääkida vitamiinidest ka, kui meil juba vitamiini teemaks läks, tohib.
kaltsium, magneesium ja D-vitamiin. Selline vitamiin, kuna Bastian nüüd siin 9-aastane on tema, tal õnnestus murda õlavarre luu endal tennisistil ja nüüd ta on varsti juba kohe 6 aega kipsis on, tema hakkasin talle otse kohe andma just nimelt seda täiskasvanud oma, ta sõi neid laste omasid muidu, aga nüüd ma annan kohe talle 2 tabletti päevas seda täiskasvanud oma. Et võib-olla nagu saab siis suurema annuse, toetab seda protsessi, paranemisprotsessi. Bastian tahtis hirmsasti ise tegelikult rääkida sellest vitamiinist, aga ta nüüd pidi sõbraga minema õue üle pika aja ja siis ta kirjutas mulle jutu valmis ja ma nüüd loen selle jutu maha, kui tohib, eks 9-aastase kirjutatud jutt siis selle vitamiini kohta. Tema kirjutas mulle nii, siin sees on kaltsium, magneesium ja D-vitamiin. Kaltsium aitab mu katkise luu terveks kasvatada ja magneesium aitab, et lihased on head ja ei lähe krampi üldse ja D-vitamiini on vaja, et oleks terve ja siis saab kaltsium paremini imenduda. Ja see kaltsium on vetikatest võetud, emme ütles mulle ja hästi saab alla neelata, läheb lupsti. Kogu jutt, nii et palun vetikad, mis lähevad lupsti alla. No absoluutselt super, praegu oli see nii, et tegelikult me mõnikord tahaks Basti käest seda päris originaalteksti, aga see oli suurepärane. Nii, aga kuna juba oli kaltsiumist ja magneesiumist, need on väga olulised meie organismile toimeained igasugustes erinevates siin elu näiteks viskas vahele see, et sa lihtsalt murrad midagi ära, aga liigesed on ka selles meie laiuskraadil lihtsalt probleemsed, ma ei oskagi öelda, mis kehaosad ja ma tean, et Anneli on kokku puutunud niisuguse toreda vitamiiniga või õigemini toidulisandiga, glükosamiiniga. Kas Anneli oled hea ja räägid meile ka sellest? Ja, tere, ma olen hea ja räägin. Et glükosamiini ma tarvitan nagu kogu aeg juba, ma arvan paar viimast aastat kindlasti, et kuna ütleme, ma olen sellises ilusas keskeas, küpses keskeas ja mu liigesed vajavad toetamist ka, et ise ma arvan niimoodi ja ma arvan, et tegelikult olen seda lugenud lihtsalt, et vaata liigeste vahel on selline vetik või selline marmelaaditaoline ollus, mis siis hakkab vähenema teatavasti vanusega ja seda oleks vaja siis toetada ja eriti nendel, kes siis ka palju käivad jalgsi ja just vanemas eas, et kindlasti tasuks võtta siis seda glükosamiini ja seda toimet aitab suurendada ka siis C-vitamiin, eks ole, et neid tasuks nagu koos võtta kindlasti. Ja mina tarvitan glükosamiini siis hommikul, võtan peale toitu 2, lõunal 2 ja õhtul 2. Ja kokku siis 6, kuigi ütleme otseseid probleeme ei ole, aga lihtsalt profülaktiliselt. Vahepeal ma kasutasin ainult 1 hommikul ja 1 õhtul, aga lihtsalt mõtlesin, et kui ma kõnnin nagu umbes 10 kilomeetrit päevas, et siis tasuks nagu rohkem võtta ja tõesti ei ole nagu üldse liigese vaevusi esinenud. Et ma ei söö siis mitte neid nagu ravitoimeks, vaid rohkem ikkagi profülaktilisest toimest. No selge, aitäh Anneli, tegelikult nii ongi ja meie laiuskraadil on lihtsalt need vajalikud ja kuna meie hulgas on ka palju näiteks muusikuid, kes on teatud kehahoidudega peavad olema tundide viisi samas asendis, siis need glükosamiinid on väga head ja tõhusad ja kuna Eestis on Terviseamet tituleerinud glükosamiini siiski ravimiks, siis meie Eesti Vabariigis ei ole see meile kättesaadav, aga õnneks on meil võimalik üle maailma seda ettevõtlust arendada ja me saame seda tellida tänu ülaliinile Läti Vabariigist ja seal on ta toidulisand. Ja seal on märgatavalt rohkem seda toimeainet kui apteegis olevatel, ka need, mis on ravimitega välja kirjutatud, nii et see Lätist saadav glükosamiin sisaldab toimeainet rohkem ja ta on ka tõhusam, aga kindlasti nagu Anneli ütles, väga hea, me võtame glükosamiini, aga see C-vitamiin aitab seal ka seda põletikulikust protsessi vähendada. Kaisa on vast minuga nõus, meditsiini teema ja see tähendab ka seda, et see toime glükosamiinil ja C-vitamiinil on lihtsalt parem.
et me võime küll võtta glükosamiini, aga C-vitamiin aitab siis toetada seda kogu meie organismi. Ma näen, et Martina on tulnud ka, kas sa saad meiega jagada oma kogemust vitamiiniga, kuna see teema meil on just parasjagu siin olemas. Oled sa kuuldel, saad sa meile rääkida? Ja, kas mind on kuulda? Väga hästi. Okei, super. Põhimõtteliselt minu lood nagu suurem osa mu lugusid on seotud mu tööga, õendusega siis. Ja mul läks siin, issand, ma isegi mäletan, mis päev see oli, kas see oli esmaspäev või teisipäev, läks mul üks patsient koju haiglast. Ja siis ta tuli mulle protseduuride tuppa ja ta nägi mulle tablett, mul on see Nutrilite'i, see tabletikarbikene seal laua peal, et mul oleks alati töö juures kaasas, et ma saan võtta neid siis, kui vaja on. Ja siis me jutustasime ja siis ta nägi seda karpi, me hakkasime rääkima vitamiinidest, mida ma võtan, palju ma võtan. Ja siis tuli jutuks see, et ta kunagi ostis apteegist D-vitamiini endale, mingeid pärleid või midagi taolist ja tal tekkis allergiline reaktsioon sellele. Ja põhimõtteliselt tal oli tütre kaudu mingisugune ülikooli tudeng, kes siis lasi neid täpsemalt uurida, nende sisu, et mida nad siis sisaldavad. Ja siis tuli nagu välja, et see partii, millel tema siis oli kas siis kogemata nagu saanud selle partii just, sisaldas osaliselt mingit plastikut, et oli siis nagu niinimetatud praak. Ja siis tänu sellele tekkis siis temal nagu hästi tugev allergiline reaktsioon. Ja peale seda ta väga nagu ei usaldanud vitamiine, ma muidugi seal, ma ei määrinud vähe midagi, ma natuke rääkisin nendest meie omadest, sellest looduslikkusest ja kuidas neid uuritud on, et kõik on nagu pidevalt jälgimisel ja siis ta nagu, ta tuli mul eile, käis minu juures jälle ja siis ta oli selline natuke kõhklev, aga ma lubasin talle, et järgmine kord, kui ta tuleb siduma, mis on siis 2 nädala pärast, siis ma ootan teda koos ühe meie D-vitamiini topsikesega. Et siis ta saab proovida, et ta kuidagi uuris netist, et see tundus tema jaoks niivõrd usaldusväärne, et siis uuesti anda võimalus vitamiinidele. Suurepärane, Martina, see on lihtsalt, ma ei tea, kas täna on kohe teistsugune õhtu, et meil tulevad niisuguseid pärleid elust enesest ja see sama, et me ei peaks tundma ennast kuidagi, ma käin kotiga mööda uksetaguseid ja ma kellelegi kogu aeg midagi kaela määrin. Ei, see sama, et elust enesest ja tõepoolest paljudel inimestel ei ole seda usaldust või, aga me räägime ka muideks sellest, miks see niimoodi on. Nii, aga see tervis ei tähenda alati seda, et ma võtan midagi siit topsist või karbist. Tervis on seotud ka meie ettevõtlusest toredate jookidega. Ja kuna Eerika on juba seda tükk aega hommikust peale vist hoidnud ennast tagasi, sest ta sai täna ühe paki. Ja ma tean, et seal paki sees on midagi teistsugust, mida meil varem pole olnud. Nii et Eerika, ole hea, jaga oma emotsiooni ja me kohe otse vaatame nüüd, otse pildis oleme sinu juures Põltsamaal. Jah, tere! Nii, ja XS on nüüd selline, mida ma olen varem kasutanud, neid erinevaid maitseid ja ma tean, et ta annab mulle energiat, et üldiselt ma eelistan seda juua päeva esimesest poolest või kuskil kella 3 paiku. Aga praegu ma avasin selle niimoodi ilusasti ja siis ma otsisin oma pokaali välja ja mis ta siis on, kui vaatan seda värvi, et no, kes kuidas, eks ole, võib öelda, et nagu õllevärv või siis, et selline oranžikas, ilus soe värv. On ju nagu õlu tundub olema, jah? Väga hea lõhnaga, ingveri lõhn, päris tugev. On ingveri maitsed, aga see ei ole tugev see maitse. See on väga meeldiv. Teate, see on täitsa meeldiv. Mul on täitsa hea kohe. Klaasi võib lõpuni juua äkki isegi. Ja ma joon selle klaasi lõpuni ja ma ilmselt katan ta kinni, sest ja panen ta külmkappi sellepärast, et ma kardan natuke selle kofeiini ja muude asjade pärast, et ma olen ühesõnaga kuulun selliste klubisse nagu unetute klubi, et ma mõnikord tahaks välja astuda.
et jah, et ma jätan selle hommikuks, et hommik on siin paras siis seda niimoodi juua. Aga kui ma nüüd, et kui vaadata seda, mis siin sees on, et siin on ju terve hunnik on B-vitamiine ja kõikidel B-vitamiini nendel numbritel on siin taga, et on 40% päeva normist, kogusest, mida siis tasuks manustada ja C-vitamiini ja siin on tsinek, ma arvan, et see on tsink, ma oletan. Et ja muidugi see purk ise on väga elegantne, et selline kuld ja must koos, et nii, et ma tänan tähelepanu eest. No nii, suurepärane. Ja, Kaisa. Segan korra veel hästi väheke, et ma tahtsin küsida, Eerika, kas sa tunned pärast selle joomist nagu sooja tunnet kurgus või? Ma ei tundnud, aga ma oletan, et kui ma nüüd joon veel, et siis ma ilmselt tunnen. Proovi kindlasti ja väga hea tähelepanek, et C-vitamiin on ju siin ka nii puhtalt immuunsust toetav. Ma tahaks lisada ka sellele, et ma just sain ka selle paki kätte ja tulin koju ja just jõudsin pool tundi tagasi koju ja olen selle aja sees juba 2 purki ära joonud. Ja ma tunnen meeldivat sooja tunnet ja särtsu ja niimoodi, aga mind ei sega see magamast ka. Nii et õhtu selle ajal 2 purki pole mitte midagi, mingi probleem, et ma jään ilusasti 11:30 ikka magama. No nii, väga erinevad emotsioonid, aga see uus toode on siis mõeldud tegelikult ongi selle perioodi jaoks, kus meil seda immuunsust ei ole kunagi liiga palju, et kõik need tooted ja Grete kohe, et on toetavad ja see tähendab, et kui on siin C-vitamiin, nagu Kaisa ütles, et tsink, et me vajame seda väga-väga sellel nii oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, võib-olla märts, aprill ka. Nii et meie ümber ja kõrval käib keegi, mille nime me ei taha nimetada. Nii, Grete, tahtsid öelda? Ma tahtsin küsida selle XS-i joogi kohta, kas sellel on mingi vanusepiir ka? Mis vanusest? No 2-aastasele selgelt ei anna, eks ju, XS-i jooke, aga niisugused teismelised siin kangesti tahaks neid. Ma oskan selle peale, võib-olla Kaisa tahab lisada. Meil oli vahepeal selline jook, milles ei olnud üldse kofeiini. Aga mäletan ka sellest, kui Ilmar siiski alustas, ta lahjendas veega ja väga väikeses koguses ja kindlasti mitte seal kuskil peale lõunat seda võtta. Et ta on ikkagi mõeldud selle jaoks, et ta hoiab meie mõtteerksana, B-vitamiin hoiab siis ka rõõmsana ja ta sisaldab kofeiini. Et see on see miinuspunkt selle asja juures, et kõikides ülejäänud praegu meil olevates on kofeiin sees. Aga ma arvan, et meile võib tulla ka see jook, mis on ka lastele mõeldud, nii et meid aeg-ajalt üllatatakse toodetega, mis siis, selge. Nii et jääme seda ootama, aga mitte lastele siiski ja see võib-olla see vanus, Kaisa, kas oskad öelda, mis see võiks olla? 12, 13? Ma mõtlen, et vaata teismelised, et kui seal kambas on harjutud võib-olla mingeid muid suhkrujooke jooma, et see kindlasti on see tervislik variant, aga arvestada, et mõni teismeline või mõni laps juba joob kohvi, piimakohvi, et siin on nagu ühed asjagu kohvi, ütleme, kofeiini. Et ma arvan, et vastavalt enesetundele ka, et kui tal see pulss väga kõrgeks ei lähe, et kindlasti tõesti nagu Annel ütles, mitte õhtul juua aga teismeline, ma arvan, mis see teismeline hakkab juba tänapäeval? 10 või? Mul on 13 kodus. 13, et 13 kuni ja sealt edasi, et see veega lahendamise mõte on päris hea. Ma arvan, et võiks anda täitsa proovida ja ega ta hullu vast ei tee. Enne magaminekut siis mitte. Aga kuule, Eerika. Ma arvan, Grete, niimoodi, et tead ausalt öeldes, ega ta midagi hullu ka ei tee, sa võid ju järele proovida, et katse-eksituse meetodile, kui sa veega lahjendad ja loomulikult mitte õhtul võib-olla, aga igas tahas on seal vitamiine hulgaliselt sees ja ütleme see väike kofeiin, aga missugune lastest ei oleks proovinud kohvi ja midagi ei tee hullu. Ja seal on vitamiinid tõesti, nii et ma olen selles mõttes küll nõus, aga ma mäletan ka, et meil on olnud siin kodus see natukene ikka tahaks ja ma
tõele au andes ikka olen andnud proovida ka. Ja oleme teinud erinevaid kokteile, näiteks XS apelsini oma on ka, et seal veega lahjendatuna minu ema näiteks tegi kannuga laua peale, nii et kõik me jõime seal. Minu 13-aastane peilis ise välja, et tuleb uus XS ja kas me ometigi kohe ostame seda, et tema tahaks nüüd proovida seda ingveriga. No täpselt. Sellepärast ma küsisin. Aga suu kerge kõhetab. Ja, aga ingver niimoodi ju toimib. Nii, aga lähme edasi, sest aeg tiksub kiiresti. Ma teeksin väikese ja kiire ülevaate sellest, mis oli meil paar päeva tagasi oli koolitusel ja kui ma meie lindistuse alguses ütlesin, et miks võiksid olla siis ämbeitooted üleüldiselt sellised, nagu nad meie meelest on, väga head, super, siis selline jutt, mis mulle väga kohe meeldis. Enamus maailma tooteid jagatakse 3 gruppi. Need, mis lähevad massidesse, mida te ostate Coopist, Selverist, külapoest. Ja selles on, ma arvan, et ka näiteks kreemid ja võib-olla, et on seal ka mingid, ma ei tea, C-vitamiini ja nii edasi. Seal on umbes 10% toimeainet. Panite kirja, melanhoolikud. Keskmine turg ja sinna kuuluvad ka apteegid. Nendes toodetes on kuni 50% toimeaineid. Ehk et päris hea hulk. Ja need tooted, mis on meie kaubamajas, on premium-klassi tooted. Ja sealt algab siis toimeaine alates 70%. Minu jaoks olid need numbrid väga kõnekad. Ehk et kui me ostame Coopist vitamiini või näokreemi, siis üks selline tore näide oli, jaa, muidugi me võime kasutada seda. Aga siis meie koolituse läbiviija ütles, umbes 15 aasta pärast muutub teie nahk halliks ja tuhmiks. No ma ei taha seda väga. Eks see käib ka kõikide meie pereliikmete kohta. Nii et me tegelikult ikka usaldame seda, mis on parim, mis on hea ja mulle tuli millegipärast see mõte ja võrdlus ka, et kuskilt lindistuselt või kus me oleme seda kuulnud. Kui sa paned alla autole kummid, kas sa paned need, mis on 3 korda lapitud juba? Või sul on autos, Annelil on näiteks väike lapselaps ja paned sa siis need kummid alla? Ei, sa paned kõige paremat. Sa paned täpselt tutikad ja nüüd varsti tuleb naelad alla panna või mis nad seal on meil naastud. Sa paned parima. Ja nüüd meie puhul ka. Me saame kasutada parimat. Kui keegi ütleb, et see toode on kallis, siis tegelikult on võimalik täiesti välja arvutada selle toote maksumus. Et nad on enamuses on ju meil kontsentraadid ja nii edasi. Nii, aga siis oli veel näiteks sellised arvud, mis minu jaoks olid väga olulised, et valged chia seemned ehk et valged chia, seda aretati 9 aastat. Huvitav, millega nad praegu tegelevad, et umbes 10 aasta pärast turule tulla, sest neil on juba plaan 10 aastaks olemas. Ja nende toodete puhul, mis on siis nüüd kosmeetikasarja juures ja millest me saaksime ka rääkida, ehk on need uued tooted, mille kohta meil siis see koolitus tegelikult oli, et miks on nad nüüd nii erilised. Ma tean, et meie ülaliin Talis Preimann saatis meile enamusele selle koolituse lingi, olge head, vaadake. Ja mis on siis väga grandioosne erinevus, kui eelnevalt tegelesime, meil on kuiv nahk või meil on rasune nahk, või missugune siis veel kombineeritud, siis nüüd see sari töötab juba, kas meil on pigmendilaigud, kas meil on paljukordse või on vähekordse, kas me tahame parandada näonahka ja me kombineerime neid tooteid sinna. Ehk et kardinaalne muutus, mitte see, et me nüüd proovime seda teist kas niisutada ja ainult niisutada, aga need on juba kombineeritud tooted, mis alustavad juba raku tasandil, et seal oli väga hea näide näiteks sellest, et toonik hakkab juba meie nahka parandama ja toitma.
ehk et seal oli ka, Kaisa kindlasti mäletab seda, et kui me toonikut ei pane oma näo peale, siis me võime 30% kreemist maha visata, sest see kreem lihtsalt ei jõua meie sinna, kuhu ta peab jõudma. Ja see ei ole ainult see, et ma tõmban teda näo peale ja vaat nüüd ma olen ilus, vaid ta peab ju jõudma siia mis iganes kihtidesse, Kaisa teab seda paremini, kuidas seal on. Nii, ehk ja mis oli ka see, et kui panna, mul on käes just see niisutava sarja pumba täis, siis seda jagub näo peale, kaela peale ja dekoltee peale ja tõepoolest jagub. Nii et tõeliselt kontsentraat, väga hästi lõhnab ja nii edasi. Väga hea iseloomustus selles mõttes oli ka kõik selle tootesarja kohta, nii et kasutage seda võimalust ja osalegi koolitustel. 18. oktoobril kell 19 on samasugune koolitus, aga siis nüüd uue toote kohta ehk et 11. hakkab tulema siis laste nii-öelda probiootikum ehk immuunsust tugevdav. Aga meil on vahepeal niisugune mõte tekkinud, et kindlasti on kellelgi vau tooteid ka. Ma tean, et kui Marika meid kuuleks, siis Marika kindlasti jagaks oma vau kogemust. Kas sa oled kuuldel, kas sa saad rääkida meiega? Jaa. Tere õhtust. Tere. Ma nüüd teid küll ei üllata peaaegu sugugi mitte. Et ma usun, et seda toodet on paljud kasutanud ja rõõmustanud selle üle. Aga see Artistry sarja Signature Select dušikeel hüppas käest. Kollane, mõnus, väga mõnusa lõhnaga, väga mõnusa tekstuuriga, väga hästi ja väga rikkalikult vahutab. Jätab väga mõnusa tunde. Ja ma olen selle peale küll mõelnud, et nagu sa nüüd just ütlesid, et Selverist või Coopist osta kreemi, et ausalt öeldes see on küll muutunud mul üheks niisuguseks tooteks, et ma sellest küll kuidagi ei raatsi loobuda. Ja olen proovinud teisi ka, valget ja ka punast, aga kuidagi see roheline, värske, natukene minu jaoks värske saunapiha lõhnaga. Et see pärast seda kollast dušikeeli võib kuidagi väga hästi. Väga hea paar. Ma arvan, et me enamus oleme sellega nõus, nii et kui kellelgi veel ei ole, siis küsige oma kutsujalt ja me hea meelega jagame seda positiivset emotsiooni. Mina olen täiesti nõus sellega, et tooted on kõik kvaliteetsed, nad on kõik ülihead ja nagu ütlesin, premium klassist, aga me ikkagi oleme erinevad ja meil tekivad ka erinevad emotsioonid. Ma kujutan ette, et Marjule võib-olla seal Pärnus meeldiks midagi muud sellest sarjast. Võib-olla ükski nendest ei ole niisugune, oh jess, aga Marikale näiteks oli see roheline, minule ka. Usun, see on see maapõhjaviga meil siin Põltsamaal. See on maapõhjaviga. Selge. Marju küll on ka Põltsamaalt pärit, nii et vaatame. No siis peab meeldima. Siis peab meeldima. Aga ma tean, et Gretel on ka mingisugune toode, mida sa tahtsid ja mida me ei ole. Me oleme sujuvalt jõudnud kosmeetika juurde. Jaa, minu absoluutne lemmik, millest ma olen tahtnud juba tegelikult ammu rääkida, aga on selline, mis see on? See on Satiniki niisutav juuksepalsam ja minule, ma olen proovinud nad nüüd vist kõik läbi, kõik need šampoonid ja palsamid. Mõned meeldisid rohkem, mõned ei meeldinud, nagu ikka, eks ju, kellele mis, aga üks asi, mis nagu, kui mul kõik vannitoast muud asjad otsa saavad, siis see palsam ei saa küll kunagi otsa, sest et selle palsamiga on niisugune lugu, et kui ma olen juuksed ära pesnud, ära palsamiga kokku teinud, ära kuivatanud, siis ma mõnikord unustan ära, et juukseid tuleks kammida ka, sest nad on nii pehmed, nad ei lähe üldse pusasse ja kui ma nüüd panen nagu patsi kinni, niikuinii enamus ajast, kui väikeste lastega siin toimetad,
no siis nagu lähebki meelest ära, et nagu võiks juukseid kammida, sest nagu ei ole üldse niisugust tunnet, et mul oleks vaja neid kammida. Ja mul on kodus ka siin veel tüdruk on pikajuukseline, tema kasutab seda. Ja siis on kaks poissi, kellel on ka 2-aastasel on päris föönjuuksed peaaegu ja temale kipuvad hirmsasti pusad pähe tulema ja siis temaga me lähme koos duši alla ja tema seal duši all siis ja mina oma palsamise käega tõmban temal ka need pusad niimoodi välja, et eraldi ma talle pähe ei pane või ta on seal vee all, et natuke see veega lahjendub võib-olla, aga on ka tal väga hästi võtnud need pusad välja ja ei ole tal mingit niisugust allergilist reaktsiooni, midagi, et nagu selles mõttes julgen ka täitsa lastele soovitada seda, eriti kes on pusadega kimpus väga. Kas te panite tähele, aitäh Grete, et sujuvalt tuleb ka see teema, et me saame kogu pere peal neid tooteid. Need ei ole ainult, et tädid kuidagi siin räägivad mingisugusest huulepulgast või ma ei tea millest. Me kasutame terve perega neid tooteid. Ükskõik millise toote puhul seesama, no võib-olla tõesti jah, et kui ma siin nüüd enne värvisin suud, et ma seda võib-olla ülejäänud meesperele, mul lihtsalt ei ole kedagi teist, kõik on mehed, aga need šampoonid, kõik need tooted on ikkagi perepõhised, nad ongi mõeldud. Seesama ärivõimalus on meil samamoodi perepõhine, nii me saame kõik seda koos teha või oma lähedaste või sõpradega või kuidas kellelegi. Nii, kas kellel on veel soovi tahtmist jagada oma vau? Ka ei saa. Ma kiirelt, mul tuli meelde, et millest ma tegelikult juba rääkisin, see Rhodiola, vaata kofeiiniga. Ja Sille ütles, et tema võtab hommikul 2 tükki, et õhtul, ma tean, Talis võtab õhtul 1, aga see võib jällegi und mõjutada mõnel. Ja mina nüüd, kui ma hommikul ka võtan, teate, kui vahepeal hommikul on siuke vererõhk madal ja see kuimane olla, et siis see annab nii nagu, ma ei tea, nii suure erksustunde ja kohe tööle, kui tore, et võtab une ära ja tegelikult lõunal ka vaata, vahepeal tuleb rammestusi olla, võib-olla kohe X-essi võtta, siis hoidke see Rhodiola kaasast, et see annab meeletu energia. Teeb silmad kohe lahti, teeb silmad lahti kohe. Ja mida me alguses ma rääkisin, et kas meie silmad säravad ja kas meie oleme oma toode, siis vaat see Rhodiola ongi see, muud ei ole vajagi. Nii, eelmisest korrast mul jäi meelde ka veel see, Sille ja Talis rääkisid, et mustikatest tuletame meelde, et nad hakkasid proovima seda, et võtavad suurendatud koguses, oli vist 3 hommikul ja 3 õhtul. Mina teen seda praegu, alustasin ka, nii et vaatame, kas lähevad silmad suuremaks ja prill ei ole järgmine kord üldse vaja. Nii et mustikate kohta ka ja see on siis toode, mis on väga naturaalne. Rääkimata teistest, mis on naturaalsed. Tahtsin oma vaukogemust jagada pottidest ja pannidest ja hiljuti kohtasin ühe väga-väga väikese lapse, no ta on, vist on nüüd kuu aja vanust ema, kes kiiresti läks poodi ja esimene asi, mis ta mul siis poest välja tulles nööbist kinni võttis, kas tead, kui head need potid on? Mõtlesin, ma tean. Ja siis ta kohe rääkis õhina. Ta ei saa magada, laps teeb kõike muud ja ema kasutab igat võimalust, et siis ka olla, kas magada. Ja ma panengi kõik need asjad siia potti. Ehk see on siis nii-öelda pottpann. Meil on olemas ka veel vokk, aga temal on natuke suurem variant sellest siis. Et ta panebki kõik asjad sinna kokku, siis kuulab ära, kui gaas hakkab lõgisema, nagu see tavaline protseduur on. Ja niimoodi ta hakkab meiega rääkima ja siis ma kas keeran magama koos selle tibuga või lähen õue jalutama. Nii et tegelikult super ja sama ma kogesin ka paar päeva taga. Eile olin Tallinnas ja samamoodi, et kui teil on lapselaps, kes on, kõike tuleb teha. Konna hüppamist ja jänku hüppamist ja muud kõik ja siis sul ei ole lihtsalt aega seal poti ja pliidi juures vahtida, panedki kõik siia üksteise järgi ja siis kuulad ära, nii palju jõuad kuulata, et lõgiseb ja siis läksime jälle mängu tegema legodega ja arstimängu ja kõik, mis olid vajalikud. Nii et tuletan meelde, meil on ülihead köögisüsteem. Nii, kas kellelgi on midagi lisada või läheme uudiste juurde? Marju tahaks midagi lisada.
nii väga tore, nii, et ka sellest peaks rääkima, et mis kampaaniad meil on, et olge tähelepanelikud, kirjutage üles, kas need kuupäevad või need variandid, mis meil hakkavad tulema, et erinevad kampaaniad. Et miks ma panin ka Go21 lehe peale sinna, need käivad koos ehk et iga kokkuhoid on oluline. Ka praegu kestab see siis uus XS ja Rhodiola. Nad muideks sobivad värvidelt väga hästi. Ma sain aru, et sellepärast vist valiti nad kokku sinna kuldsed on mõlemad. Teine variant on siis, kellel kindlasti on juba tellitud, et kui meil on see, Kaisa näitas, on sul see käepärast veel Nutrilite valk, kiudained ja Balance Within. Et need, kui koos osta praegu sellel hetkel, kus see Balance Within on sul seal vist ka 4. käsi võtab selle. Nii, ja siis oli ka veel kiudained, need on siis, nendele juurde antakse blender kingitusena, et tasub seda tähele panna. Kipuvad need tooted meil väga kiiresti lehel otsa saama. Ja kohe-kohe peaks jõudma ka see uudis, et kui Biotin plussi tellid, siis saad ka selle uue sarjast testerid saad kaasa. Nii, ja meil kestab kindlasti edasi veel see 50 PV ehk punkti challenge ja järgmisel tootel õhtul, see on siis 14. lähevad loosi kõik need, kes on teinud vähemalt 50 punktiga tellimuse, mida rohkem teil neid 50 pluss 50, seda rohkem teil kupunge, kus see on väga palju. Ja kes on otsustanud ka selle 200 PV-ga liituda ja saada siis jaanuaris väike arvutikohver, ärge unustage, et ei jääks siis ka rumal põhjusel mõni PV punkt. Öelda ka seda, et 11. vaatan kalendrist tuleb siis uus laste immuunsust toetav komplekt ehk meie täiskasvanutele Balance Within. Mida veel tahtsin öelda ja lisada, et kosmeetikas oli nüüd küll suhteliselt vähem juttu. See uus kosmeetikasari, mis meil nüüd on kohe siin kõikidel juba, kellelgi võib-olla käeulatuses seal ka nii taastav kui niisutav, on olemas ka väikesed komplektid. Ehk et minu käes on siis taastav. Esiteks ta on väga elegantne. Miks mitte juba mõelda ette, et meil on armsad ja lähedased, kellel võivad olla sünnipäevad äkki või ka jõulud tulemas. Ja samas see pakend on piisavalt suur, võtan ta siit välja, ehk et seda annab tõeliselt kasutada. Ta ei ole mitte sõrmkübara suurune. Endal on mugav kaasa võtta. Kui te nüüd reisile ei lähe, siis on ka võimalik seda lihtsalt anda kellelegi proovida. Kindlasti saab ka kombineerida neid tooteid oma vahel. Ehk seal koolitusel öeldi seda sama, et üks väheseid ja haruldasi artistri toodete plusspunkt on see, et kõik tooted kombineeruvad oma vahel. Ka need, kui teil on jäänud veel vanadest sarjadest need tooted, muidugi need sobivad oma vahel. Nii et mõelge ja see, kui te olete juba selle lehe omanik, siis oli vist 39 €, nii et kingituseks väga sobilik ja kindlasti ka endale, miks mitte. Investeerige endasse. Kui te ei taha veel päris seda suurt täissarja osta, siis võtke need väikesed ja teil on olemas juba väga hea komplekt nende toodete näol. Siis kindlasti tehke midagi lihtsalt, jagage seda infot. Eelmine kord ka Talis ja Sille näitasid, kuidas siis jagada. Seal iga toote all on selline pisut viltune 8. Et jagage see, mis teile meeldib, jagage inimestele. Kui ta ei ole liitunud, siis ärge ise ka sisenege sinna lehele, vaid võtke kohe sellest ilma sisse logimata. Näidake seda võimalust ja näidake seda toote võimalust ka. Et ärge hoidke midagi head iseendale. Nüüd veel, kohe nädalavahetusel on Connect. Nii et kes ei ole veel jõudnud endale piletit osta, siis sinna on võimalik veel. Kes soovis aga vesipiletit osta,
siis kahjuks Vanemuise kontserdimaja saal on välja müüdud. Festipileteid enam ei ole võimalik osta, aga seda enam olge tähelepanelikud ja mõelge selle peale, et kõik teie sees saab alguse seminaril. Ma usun, et enamus nii Marju kogemus kui Kaisa kui Anneli, kellega me oleme käinud või Marika, Erika, et seal me alles saame ehk sellise pildi, mis võiks meid edasi kõnetada. Nii et seal ei pea olema ka kindlasti äriehitamismõtetega, aga see on just see, et ehitamise ennast, millised me oleme, nii nagu ma alustasin. Kas kellelgi on midagi lisada? Kas keegi tahab midagi küsida? On mõtteid? Järgmine kord on tootekoolitus siis 14. Aga homme õhtul on süsteemiõhtu selliseks, kus on väga kasulikku infot lihtsalt tulevikku vaatavalt. Räägime kindlasti raamatutest, räägime sellest, kes on siis otsustanud ka sellest challenge'ist osa võtta, missugused kokkuvõtted võime selle nädala jooksul teha ja üldse rõõmsalt ja tervelt edasi. Kaisa, tahtsid midagi lisada? Tänavate suurepärase õhtujuhtimise aus. Tänan väga. Tegelikult ega me oleme ise kõik selle tegijad ja loojad, nii et olge südamelt ja hingelt lahked. Ja ma usun, et seda lahkust ja südamesoojust on siis ka tunda, kas ta siis läbi ekraani või otseselt, sest tegelikult me saame siiski inimestega ka päriselt kohtuda. Ma arvan, et enamusega ma tahaks juba kokku saada. Aga Connecti puhul siis ka, et seal ei ole saal välja müüdud, see on piiramatu ning mõelge hästi selle peale. Piletid saab ikka veel kuni reede viimase minutini. Nii et minu poolt praegu kõik suurepärane. Aitäh, et tulite ja jagage ka seda YouTube'i linkina. Nii et kui see lindistus on juba teile saadetud, siis jagage seda. Nii, olge terved. Aitäh, Annela, ja infoga. Ja kõike head teile ja nägemist järgmist korda. Olge terved.